Kalev Cramo ja Rocki kolmanda finaalmängu esimene poolaeg kulges Kalevi kergel domineerimisel, kuigi Rock hoidis vahet väiksena kuni poolaja viimaste minutiteni. Seisult 2-7 jõudis Kalev viigini ja rohkem Rocki juhtima ei lastud. Esimese veerandi lõppedes juhtis mängu kiireks ajanud tiitlikaitse 21-18. Rocki mängus jäi puudu agressiivsusest. Poolajaga teeniti vaid 4 vabaviset. Kalev surus palli rohkem korvi alla, kus Rock jäi hätta Frank Elegariga. Poolaja lõpul oli Rockil raskusi ka korvini jõudmisega ning vaheajale mindi Kalev Cramo 10-punktilises eduseisus 42-32. Seejuures tegi Rock poolajaga 8 pallikaotust ja Kalev sai kätte 9 ründelauda. Ma arvan, täna oli selgelt Kalev mängis meid üle igas faasis, et siin pallikaotuse ründelauas jälle hävisime hästi suurelt ja eriti esimesel poolel sellised pallikaotused ja asjad, et ma arvan, Kalev oli täna selgelt parem meist ja vääris seda võitu. Kui Janar Talts kohe teise poolaja alguses 4. vea sai, läks Rockil korvi all veelgi raskemaks, sest ka Vilvanta stiilis ei olnud jätkuvalt vigastuse tõttu mängukõlbulik. Kalevi poolt aga osutus Rain Veidemani eelmises kohtumises saadud vigastus kordetust kergemaks ja see andis Kalevile lisakäigu. Kalev sai korra eduseisu 18-punktiliseks ja viimast veerandit alustati numbritega 66-52. Neljandal veerandil Rock enam imet teha ei suutnud, mäng lõppes Kalevi 80-64 võiduga ja seega võivad nad kolmapäeval 4. finaalkohtumises endale tiitli kindlustada. Me ikkagi domineerisime tervet seda mängu, esimesed paar minti välja arvata, et kõik veerandajad võitsime ka numbriliselt ja ühtegi sellist ärakukkumist ei olnud. Me olime mõlemas esimeses mängus ka seal 10-ga ja nii ees ja vist seal ühes mängus isegi vist 17 oli või 15 oli rekord. Lihtsalt seal me need viimased minutid Tartu suutis nagu marulise spurdi teha, et täna nad seda ei suutnud.